Hello everyone. tere Today kõigile! I'll be talking to you about Täna ma artificial räägin insemination, kunstseemendamises, from the keskendus estrogen kõigele injection alates to the indluse insemination tuvastamisest strategies, kuni insemination seemendamise strategies. strateegiateni. This is the disclaimer from Topics Ja Northwin. siin Of course, Topics we give the Northwini information avaldus, from the best me knowledge. edastame The teile use of this information parimad depends on teadmised, your own aga info responsibility. kasutamine on teie enda vastutusel. So the topics that I'll cover today, I'll Täna start from a brief räägin introduction about myself, then I'll kõigepealt go lühidalt over endast, physiology of siis estrogen, räägin indluse füsioloogiast noorloomade artificial ja insemination emiste and puhul, estrogen indluse estrogen, tuvastamine, best practices indluse and sünkroniseerimine, semen handling. Then I'll sperma cover käitlemise method hea of tava insemination, farmis, the siis ma main räägin factors on the kunstseemendamisest, insemination siis success. Then I'll talk a little bit about eduteguritest, natukene räägin periodization pariteedi and marginal cells and how to deal with those. Then we'll ja talk about madala gynecological examinations toetlikkusega and our emistest safety ja practices. lõpetuseks meie põhisõnumid. A little bit about Paari myself. sõnaga My name endast. is Lidija Minu nimi on Sparaini Lidija and Sparaini I'm a Aarend. global human Ma reproduction töötan specialist globaalse in lactation emasloomade and female reproduktsiooni reproductive spetsialistina sciences under the umbrella of ja Global Technical Service at Topics see North. Topics I'm a Northwigi veterinarian. I was born in Brazil tehnilise and studied teenuse there. all. Ma olen Worked in swine pärit industry Brasiiliast, õppinud with veterinaariks, estrogen töötasin manufacturers and enne manufacturers. USA-sse After kolimist that's when I moved to the Netherlands. seakasvatuse I lived valdkonnas. here and here at Topics North. USA-s tegin oma magistri- ja doktorikraadi ja siis kolisin Hollandisse, kus ma nüüd töötan. Räägime indluse füsioloogiast nooremiste ja emiste puhul. Indluse tsükkel küpsete nooremiste ja emiste puhul toimub regulaarse intervalliga 21–24 päeva ja ajus, hüpotaalamuses ja ajuripatsis toimub suhtlus munasarjadega. Nii et munasarjade ja aju vahel on side, mis tagab, et vabastatakse hormoonid ja tsükkel toimub 21–24 päevase intervalliga. Igas tsüklis on follikulaarne faas, proestrus ja estrus ja luteaalne faas, kus on metestrus ja diestrus etapp. Follikulaarses faasis me räägime 4–6 päevas kokku, luteaalses faasis 13–15 päeva. Aga kokkuvõttes on üks peamine hormoon, mida hüpotaalamus toodab, gonatropiin, mis stimuleerib ajuripatsit, et eritada erinevaid hormoone. Siin on siis follikule stimuleeriv hormoon FSH ja LH ehk luteiniseeriv hormoon. Ja see kommunikatsioon on oluline sellepärast, et see annab munasarjades positiivseid või negatiivseid mõjusid. Siin on mängus ka teisi hormoone, aga need on olulised, et me mõistaksime indluse etappi, mis toimub siis umbes iga 21 päeva tagant. Ja räägime follikulaarsest faasist, alustame proestrusest ja selles etapis follikulaarses faasis on 2 peamist hormooni, estradiol ja FSH, mida eritab ajuripats. Ja siin graafikul te näete nende hormoonide eritamise kõikumisi ja sinises kastis on märgitud luteiniseeriv hormoon ja FSH väiksema ja kõrgema kõikumisega ja neid on vaja, need tuleb lainetena vabastada, et tagada, et siin joonisel, nagu te näete, mis näitavad munasarju, et nad annavad siis folliikulitele
kasvustiimuli. Nii et nad peavad piisavalt suureks kasvama, et ovulatsioon oleks võimalik. Nii et proestrus on follikulaarse stimulatsiooni algfaas, follikulaarse kasvu algfaas. Ja teine follikulaarse faasi osa on indlus, estrus. Kasutatakse siis inglise keeles sõna estrus või heat, aga sellel perioodil on emasloom vastuvõtlikum paaritamisele, nii kunstlikule seemendamisele kui kuldile. Ja siin on siis folliikulid veelgi kasvanud, nii et meil on estradiool, oluline hormoon siin, ja östrogeen on kehas piisavalt, siis FSH ja LH, mille tipud alles tulevad siin, mida näete siin on östrogeeni ja LH tipud. See on see luteiniseeriv hormoon. See on ovulatsiooni aeg siin. Et folliikulis olevad munad küpseksid, on vaja kõiki neid hormoone. Siis on LH tipp ja toimub ovulatsioon. Ja siin siis vabanevad folliikulid. Nad peavad olema piisavalt küpsed, piisavalt suured, et toimuks ovulatsioon. Ovulatsioon toimub tavaliselt 24–48 tunni jooksul peale östrogeeni tippu. Seda muidugi kasvataja ei saa mõõta, aga me teame, et ovulatsioon toimub siis siin viimases kolmandikus selles etapis ja tavaliselt kestab see etapp 24–72 tundi ehk siis 1–3 päeva. Loomulikult see sõltub ka sellest, kas me räägime siis nooremistest või emistest. Peale ovulatsiooni peamised hormoonid, millest ma rääkisin, hakkavad langema, nagu te siin näete, tippe enam ei ole. Ja emasloom ei ole seksuaalselt vastuvõtlik ka kuldile enam. Ja ei ole nõus seemendamisega, me ei peaks seda tegema. Nii et sel perioodil siis folliikulid on juba vabastatud ja hakkab luteiniseerimine toimuma. Põhimõtteliselt siis corpus luteum tekib tsell, kollakeha, ehk siis folliikulid muutuvad kollakehaks, mis on progesterooni tootmise taga. Nii et kui loom tiinestub, siis see aitab tagada tiinuse püsimise. Ja siin me näeme, kuidas munasarjad reproduktiivetapis arenevad. Siin on päris fotod, mis ma olen teinud oma uuringute käigus ja siin on joonis, mis esindab väga hästi seda, mida me näeme fotodel nii follikulaar- kui luteaalfaasis. Nii et follikulaarsest faasis, mis on siis folliikulite kasvufaas ja toimuvad olulised asjad, ovulatsioon ise ja siis luteaalfaas, kui kollakeha moodustumine toimub ja aitab siis tagada ka tiinuse püsimist. Follikulaarfaasis näeme siis indluses tunnuseid. Emasloomad näitavad huvi kuldi vastu, kui kuld neile läheneb. Nad on vastuvõtlikud siis töötaja avaldatavale survele seljale ja võivad olla ka kikiskõrvad, oleneb tõust, aga põhimõtteliselt peaks emasloom seisma nagu post. Olenevalt muidugi tõust ja värvusest me saame näha ka vulva tursumist, peamiselt nooremiste puhul, aga neid märke vanemate emiste puhul ei ole nii lihtne tuvastada ja need ei ole nii usaldusväärsed tunnused. Aga kui loom seisab nagu post, siis seda on lihtne silmaga haarata.
Kui noor emis või emis on õigesti ajastatud, siis toimub seemendamine, viljastumine ja loodetavasti tiinestumine. Kui viljastamine ei ole edukas või ei ole elujõulisi embrüosid, siis prostaglandiin, mis pärineb emakast, avaldab mõju ja hakkab lagundama kollakehasid, nad regresseeruvad, progesterooni enam ei tooda, nii et progesterooni tootmine väheneb ja uus indlus peaks toimuma 21 kuni 24 päeva pärast. Seda siis juhul, kui viljastamine ei olnud edukas. Kuidas on indluse tuvastamisega? Selleks meil on vaja, et kohal oleks kult indluse tuvastamiseks, et õigesti tõlgendada, kas emasloomal on indlus või mitte. Nii et kult peaks kohal olema, ta peaks olema tema näo ees, peaks olema siis kärsa vastas kokkupuude ja lisaks on vaja mehaanilist stimulatsiooni, et kontrollida, kas emis seisab nagu post ja stimuleerima peaks vähemalt 30 sekundit ehk siis avaldama survet seljale. Ja oluline näpunäide on, et B1 emised ja nooremised oleksid eraldi, sest neil on indluse kontrolli ajal rohkem tähelepanu vaja ja neil on rohkem ka kunstliku seemendamise ajal tähelepanu vaja, nii et mõistlik on, kui nad ülejäänud rühmast eraldatud on, kui on juba mitu poekemist olnud. Nii et siin on indluse tuvastamise põhimõtted, ükskõik mis tüüpi seemendus kasutatakse, et kohal peaks olema siis kult ja emis peaks huvi näitama välja, kikkis kõrvad, muidugi tuleb arvestada geneetilise liiniga, nii et kõikide puhul seda ei ole, liikumatus ja vaikus kuldi läheduses olles ja nad peaksid siis seisma koha peal ja mitte liigutama, kui töötaja avaldab seljale survet. Lisaks on oluline, et kuldid majutatakse eraldi emistest ja nooremistest, et oleks selline üllatusefekt ja et me stimuleeriksime vajalikke hormoone, et täiel määral siis indluse tunnused oleksid. Ja siin on graafik, mis on natukene vana, aga ta on huvitav, sest Y-teljel on meil siis suguküpsuse suguküpsed nooremised ja siin me näeme X-teljel, kas on kult või ei ole. Meil on kõrge libidoga, madala libidoga kult ja ei ole kulti. Nii et kui küpset kulti ei kasutata, siis väga vähestel emistel on indluse tunnused. Lõpuks umbes 30% ilma kuldi kohalolekuta teatud tunnused näitavad, et nad piisavalt küpsed selleks, aga see ei ole ideaalne. Läheb liiga kaua aega ja nii palju emiseid langeb rühmast välja ja kui on madala libidoga kult, siis läheb palju rohkem aega, et jõuda samasse punkti samade indlustunnusteni kui kõrge libidoga kuldi puhul. Ja kui me tahame parimaid tulemusi, siis peaks kohal olema kõrge libidoga kult selle testi tegemiseks. Nii et kui me räägime hea kvaliteediga kultidest, siis ta peaks olema vähemalt 10 kuud vana, peaks olema ka sobilik käitumine, peaks tegema häält ja süljenäärmed peaksid töötama. Temperament ja suurus tuleb arvestada siis sellega, et loomad ei saaks haiget ega ka töötajad ja sama kulti peaks esitlema siis emasloomadele vaid korra päevas.
et stimuleerida emasloomade huvi ja tuleks investeerida ka kuldide asendusse, et oleks kõrge kvaliteediga nii-öelda indluste tuvastamise kuldid, nii et umbes 50% asendusmäär peaks olema, et tagada, et oleks kõrge libidoga kuldid. Ja indluse tuvastamine on osa baasmajandamisest ja eduvõti seemendamise puhul. Me teame kirjanduse uuringute põhjal, et viljastamine 24 tunni jooksul täpselt enne ovulatsiooni, siin on siin 0 punkt ovulatsiooni hetk ja siin on siis enne ja pärast tunnid ja Y-teljel on siis viljastamismäär. Nii et kui me seemendame emasloomed 24 tunni jooksul enne ovulatsiooni, on kõige kõrgem viljastumismäär, aga parim tulemus, nagu me siin graafikul näeme, seemenda puhul saavutatakse siis, kui see toimub 16 tundi enne ovulatsiooni. Peale ovulatsiooni näeme viljastumisel suurt langust, mis tähendab seda, et kui me peale ovulatsiooni seemendame, siis on liiga hilja. Kui ovulatsioon algab, siis östrogeeni mõju väheneb, progesteroon tõuseb ja emakas on vastuvõtlikum ka haigustele. Nii et me peaksime tagama, et meil ei ole sellist sunnitud seemendamist ja hiljem näitab veel ühte graafikut, kus me näeme indlustunnuste tõusu ja langust. Nii et kui tunnused vähenevad, siis ei peaks enam seemendama. Räägime indluse sünkroniseerimisest. Kui me hormoone ei kasuta, kuid on suguküpsuse stimuleerimine, esimese indluse stimuleerimine, siis mida oodata? Esimese suguküpsuse stimuleerimise 30 päeva jooksul 80–85% nooremistest peaksid saavutama indluse 40 päevaga 90%. Ja see on siis kuldi kokkupuutega. Nii et siin on siis nooremiste vanus 150–170 päeva, kui on kokkupuude kuldiga. Aga tuleb mõelda ka nooremiste sünkroniseerimisele ühes rühmas. Sellepärast, et muidu on tsükkel erinevatel päevadel, neil ei ole märkmikku, et täna on kõikidel indlus. Ja et paljudes farmides kasutatakse Regumate'i või ultratsiini hormooni, mis aitab nooremiseid sünkroniseerida. Nii et siin joonisel näeme seda, et ütleme, meil on nooremiste sulg või rühm, alustame indluse stimuleerimisega ja osadel tekib esmakordselt indlus ja siis teises rühmas algab indlus siin ja kolmandas rühmas on 1, 2, 3 tükki, kelle indlus toimub siin ja me näeme, et indlus on erinevatel päevadel ja me ei taha, et see ajavahemik oleks väga pikk, kui meil on näiteks selline iganädalane seemendamine. Nii et kui kõik nooremised on suguküpsed, teil on üks tsükkel elus olnud, siis võib hakata kasutama hormooni, progesterooni, et tagada, et emasloomad oleksid vaiksed sellel perioodil. Nii et kui me ei kasuta hormooni, et millal oleks uus tsükkel umbes 21 päeva pärast igas rühmas, kõikide emasloomade puhul. Nii et Regumate siis tagab, et munasarjad ei võtaks nii palju vastu neid hormoone, mis stimuleerivad nagu FSH ja LH. Nii et Regumate'i võib siis sööta või manustada 18 päeva, mitte kauem, tuleks järgida ravimi
within 5 juhiseid. plus Nii minus 2 et days, this female should indlus peaks tekkima peale Regimade'i kasutust 5 päeva jooksul pluss-miinus 2 päeva ja siis on kõigil indlus samal ajal. What is the best way to provide Kuidas seda eksogeenset hormooni parimal moel siis manustada, kasutada sellist annustamispüstolit. See peaks olema suukaudne. On inimesi, kes kasutavad lihtsalt ravimit siis söödas, aga siin on palju muutujaid. Näiteks, kui emasloomad on kõik sulus või neil ei ole eraldi söötureid, siis osad söövad rohkem, teised vähem ja see ei ole parim. Kui me mõtleme mingile ravimine või hormoonile, siis kõik peaksid saama iga päev sama annuse ja ka samal ajal. Mul on siin see kirjas. Nii et iga päev samal ajal peaks manustama. Ja nagu ma ennist mainisin, siis nendel loomadel peab olema juba tsükkel. Nad peaksid olema suguküpsed. Aga tulles tagasi soovituste kohta, suukaudne manustamine, kasutada siis seda manustamispüstolit ja ennem võiks nooremiseid koolitada näiteks puuviljamahlaga, neile meeldib näiteks õunamahl trenchpüstoliga ja kui nad on ära koolitatud, siis asendada Regimade'iga, vahel läheb selleks vaid 2-3 päeva. Oluline on ka see, et ei manustata vale doosi. Nii et ideaal on, et on selline doseerimise annustamispüstol ja me teame, et kui me ei kontrolli neid manustamisvahendeid, kas nad töötavad õigesti, kas nad on kalibreeritud, kas mõõtik on õige, 5 millilitrit Regimade'i näiteks, ega ta ei ole katki, tuleb tagada, et ei ole õhumulle. Ma tegin selle pildi ühes farmis, nad ei saanud aru, miks mõned sümptomid on ja ei ole, siis nad andsid vale annust, nad andsid vähem. Ja tulemused on erinevad, kui annus on vale. Nüüd ma räägiksin veidi sperma käitlemisest farmis, enne kui me räägime seementusest, sest see on väga oluline teema. Kui me mõtleme sperma doosidele, siis meil peab olema väga hea säilitusvõimalused. Siinkohal peaks mõtlema, mis on maksimaalne dooside arv, nii et kas on piisavalt suur säilituskapp ka nendeks päevadeks, kui meil kõige rohkem on doose vaja. See peaks asuma puhtas piirkonnas, tavaliselt me soovitame paigutada säärane säilituskapp kontorisse, aga osade kontor asub siis väga kaugel laudast ja siis neil on selline puhas ruum või kontor lähemal. Aga igatahes see peab olema puhas ala. Ja peaks olema ka varutoide, sest me ei taha, et temperatuur läheks nihkesse ja me peaksime ka kontrolle läbi viima regulaarselt. Nii et kui me saame spermadoosid, siis ei tohiks neid jätta originaalpakendisse, tuleb välja võtta ja paigutada need doosid sellisel viisil, et siin on aegumisaeg näha, võib-olla geneetiline liin, nii et oluline on, et töötajatel oleks kiiresti lihtsalt võimalik haarata see doos, mis vaja. Tavaliselt me ütleme, et hea on, kui on sellised hoiukorvid, et õhk ringleks. Et temperatuur oleks kõikjal sama. Et kui me räägime säilitamisest, siis on oluline tagada õiged tingamised. Iga päev peaks kontrollima temperatuuri,
termomeetril peaks olema maksimum-miinimum seadistatud ja iga päev tuleb siis kontrollida, kas ja mis oli miinimum-maksimumtemperatuur. Ja temperatuur ei tohiks väga palju kõikuda ja sperma peaks säilitama 16 kuni 19 kraadi vahel. Kui me näeme, et temperatuur on sellest vahemikust väljunud, siis tuleb juhtkonnale teatada. Te võite väga õigel ajal seemendada, indlustunnused on olemas, aga kui spermadoosid on valestes tingimustes hoitud, siis see avaldab väga suurt mõju seemendamise edukusele. Ja me vaheldumisi dooside kasutamist ka ei soovita. Varem leiti, et sellest on kasu, aga nüüd uuringud näitavad, et mingit kasu sellest ei ole. Ja oleneb, kuidas seda tehakse, võib sperma kvaliteet kannatada. Ja kui me mõtleme vaheldumisi kasutamisele, siis me avame ja sulgeme säilituskappi ust, mis tähendab seda, et temperatuur võib liigselt kõikuma hakata. Ja seda me ei soovi. Räägime nüüd standardsest kunstseemendamise tehnikast. Mulle paluti rääkida siis traditsioonilise seemendamisest. Me kõikidest seemendamise tüüpidest ei räägi, selleks saab korraldada teise koolituse, aga räägime siis standardsest tehnikast. Natukene taustaks, mida me teame siis traditsioonilise kunstseemendamise kohta. Siin on reproduktiivtrakt, emakas, emakakael, munasarjad, reproduktiivtrakt, kuhu paigutatakse, viiakse sperma, siis emakakaela ja põhibarjäär jääb alles, nii et seda tuleb hoolikalt jälgida. See tabel oli PSA tabel ja muude materjalide osa, nii et kui me siin emakas viljastamisega võrdleme, siis on suurem maht, aga 70–80 milli tavaliselt. Kuldi kohalolek selle tehnika puhul on kohustuslik, mitte ainult kohustuslik, ta peab olema siis emaslooma nina all ja keegi seisab siis ka emaslooma selja taga ja avaldab survet seljale ja külgedele, et indluse tunnused oleksid paigas. Selle tehnika puhul ei tohiks kunagi pigistada spermadoosi, vaid spermadoos peaks loomulikul teel siis imenduma nii, et kult on nina all ja see on oluline ka selleks, et ei oleks tagasivoolu, sperma tagasivoolu. Kui pigistatakse spermadoosi, siis seda võib juhtuda. Nii et samm-sammult siis seemendamise kuupäeval võtke säilituskapist vaid täpne vajalik dooside arv. Kui te seemendate 50 looma, siis võtate 50 ühikut. Kui hiljem on midagi juurde vaja, midagi juhtub, siis keegi läheb ja toob juurde ühe doosi. Sest ideaalis, kui me oleme need doosid puhtasse transpordikasti pannud, kus on tagatud 16–19 kraadi, siis tagasi ei tohiks säilituskappi enam neid samu doose viia. Hügieen on ülioluline selle protsessi käigus, see on väga oluline. Kateetreid ei tohiks kastidele panna, me ei tohiks kateetri otsa mustade kätega katsuda. Me peaksime vulvapiirkonna paberiga puhastama, me ei soovita veega pesta, sest me ei saa tagada vee kvaliteeti, et inimesed teevad seda õigesti. Ja me ei soovita ka seda, et see ala oleks märg, ta peaks kuiv olema.
And also we need to be mindful of the ja ka lubrikandipudelid. Ma olen mõnes farmis näinud, et libestipudel on väga must, mis võib jõuda siis reproduktiivtrakti, mida me tahame vältida. then Ja nüüd on aeg sisestada kateeter, nii et ta peab olema puhas ja kateetrit tuleks libestada ümber natukene, mitte ainult ots. and we should prevent this foam Ja see vaht ei tohiks kokku puutuda vulva välisosaga. Me avame natukene häbemokad ja siis sisestame kateetri nurga all. angle. Next, Siis tuleb kontrollida kateetrit and then ja siis ühendada selle spermadoosiga. we should ensure Nii et catheter is fixed. kateeter peab olema fikseerunud, nii-öelda lukustunud emakaekaelas ja siis kateetriga ühendatakse spermadoos ja Start. hakkate stimuleerima emaslooma. Allow them Ja siis peaks see sperma loomulikult voolama ja stimuleeritakse kuldi kohalolekul selga ja külgi ja me ei pigista spermadoosi. the skin to absorb. Ja And the AI protsessi lõpetuseks, kui täielikult sperma on imendunud, siis paari minuti pärast eemaldage kateeter, jätke natuke aega. Me ei soovita seda, et emistel lubataks pikali heita, kui kateeter on sees, sest me ei tea, kuidas ta täpselt oma keha asetab, kas ta istub suguelundite peale, siis võib kateeter sügavamale minna, mis võib vigastada looma ja mõjutab ka seemendamise tulemust. Nii et see on ka looma heaolu küsimus. Ja sellel slaidil on mul tegelikult mõned videod. Ma vist salvestise käigus praegu ei saa neid näidata ja näitan neid vist õigel kuupäeval eraldi. Räägime teguritest, mis mõjutavad kunstseemendamise edukust. Paljudest oleme juba rääkinud, aga võtame kokku. Kõigepealt siis peaks kohal olema kult indluse tuvastamiseks ja kunstlikuks seemendamiseks. Siis meil on indluse õige tuvastamine ja me teame, et indluse tuvastamine on edu võti. Kuldi kohalolek stimuleerib ka emaka kokkutõmbeid, et sperma siis jõuaks õigesse kohta. Kunstseemendamise ajastus ideaalis siis 16–24 tundi enne ovulatsiooni annab parima viljastumise tulemuse ja ei tohiks siis seemendada siis, kui juba ovulatsioon on ja on langustrend. Nii et A ka on märgitud siin emised, B ka nooremised. Meil on siin graafikutele ära toodud indluse kestus, ovulatsioon ja parim seemendamise aeg roosas alas. Ja me peame siis arvestama sellega, et emiste ja nooremiste puhul on indluse periood erinev. Nii et emiste puhul on see pikem ja nooremiste puhul lühem. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka siis nooremistele ja esmakordselt võõrutanud emistele ja taasindlevatele emistele ja kellel on siis ka see VII ajavahe võrdlusest indlemiseni. Edutegurid. Kõigepealt hügieen, nagu juba mainisin, puhas ja hoolikas protseduur on kohustuslik. Sperma kvaliteet. See on ka osa seemendamise protokollis, tuleb kontrollida säilit
seemetamist, et see on osa tööprotsessist ja siis seementamise ajal peab olema tegu õige ajahetkiga, kohal on kult ja spermadoosi ei tohi pigistada. See aitab takistada ka tagasivoolu. Ja seemendamisel on väga oluline nii sperma kvaliteet ja emaslooma seisund. Loomadel peab olema mugav keskkond ja me peame minimeerima stressitegurid. Mitte siis ainult peale kunstseemendamist, aga juba enne seda. Ja kui me mõtleme söötmissoovitustele, siis tuleks kindlasti Topics Northwini söötmissoovitusi ka järgida. Ja räägime natukene siis pariteedist ja ma räägin ka siis madala tootlikkusega emistes, kas me peaksime neid seemendama või millal seda teha. Üks kolleeg Topics Northwinis tegi ettekande, kus ta rääkis poegimiste arvustruktuurile farmis, pariteedi struktuurist ja tal oli siis läbi tehtud mitu mudeldust erineva eesmärgiga ja ma natukene räägin sellest siinkohal. Mis on optimaalne, mida tuleks arvesse võtta? Tuleks maksimeerida emiste tootlikkus, mis tähendab seda, et me peaksime arvesse võtma erinevad tsüklid, sest me teame, et erinevad tsüklid annavad erinevaid tulemusi ja me teame, et pariteet 3 ja 4 on selline hea ja meil on nagu kõver, aga me teame ka seda, et vanemate emiste puhul on langus. Kui me mõtleme poegimiste struktuurile, siis me peaksime mõtlema ka söödakuluga, mis on sellega seotud. See on süsteemist sõltuv, pariteedi struktuur on alati süsteemist ja eesmärgist sõltuv. Osades farmides võib olla erinev sööt vastavalt pariteedi struktuurile, mis avaldab mõju ka kuludele. Me peame läbi mõtlema ka, milline on netoinvesteering, mis kokkuvõttes on ju see peamine. Nii et kui me investeerime uude nooremisesse, siis asendus nooremise tootmiseks on ju vaja teha kulutusi. Aga kui me räägime netinvesteeringust, siis jah, me investeerime nooremisesse, aga samas tuleb arvesse võtta ja kulust siis maha võtta ka sissetulek emiste ees, kes välja praagitakse, sest kui emasloomad tulevad sisse, siis teised peaksid ju välja praagitama, tavaliselt siis vanemad emised. Nii et sellega on seotud sissetulek. Ja kõrget asendusmäära ei saa olla ilma väljapraakimiseta, sest muidu on farm loomi täis ja see paneb ka loomad ohtu, sest see tekitab rohkem stressi ja vähem ruumi ja nii edasi. Loomulikult ka geneetilise progressi mõju ja väärtus, kui palju geneetilist progressi teil on vaja oma farmis, kas süsteem toimib, et ei ole väga kõrge geneetiline progress, kas seda on vaja või mitte, mis tüüpi farm teil on. Järgmine punkt on farmi funktsioon, kas tegu on tööstusliku farmiga, kas see on tootmisfarm, kas see on aretusfarm. Sest geneetilise progressi väärtus on erineva kaaluga, tähtsusega. Ja see on seotud sellega, mis on asendusmäär. Nii et tulles tagasi selle arvutuskäigu juurde, siis pidage meeles, et see on simulatsioon, see on simulatsiooni järeldused, mille Topics Northwini kolleeg läbi viis ja siin on arvestatud ainult siis
tööstusfarmi Here's in a commercial farm, sorry. pariteedi struktuur. Multiplication, but this is for the commercial farm. So be mindful that Nii et siin me vaatame kulusid ja poegimiste arvu. don't take into consideration Muidugi on palju teisi kulusid veel, mida siin ei ole arvesse võetud. Nii et kommertsfarmi puhul nendel tingimustel peaks siis emiste puhul tagama pariteedi 5-6 ja peale seda peaks siis väga kriitiline olema ja nad välja praakima. Emised, kelle pariteet on kõrgem kui 6, neid peetakse üks tsükkel liiga kaua, nii et pariteet 7-8 välja. Ja sellisel puhul on sihiks 45-55% asendusmäär ja see 55% on siis kõrge jõudlusega farmides. Nii et pariteedi struktuur on tavaliselt 20% nooremiste puhul ja 6% pariteet 6 puhul. Aretusfarmides, nagu ennist ütlesin, jällegi tegu on mudeldusega, nii et aretusfarmide puhul pakub meile huvi geneetiline progress. Meil on siin geneetiline mõju suurem, sest osa aretatud põrsastest lähevad teistesse farmidesse ja geneetikal on tähtsam roll. Nii et me peaksime siis vaatama pariteete 3-4 emiste puhul ja optimaalne on, et nooremad emised oleksid, et DSI tasemed oleksid maksimaalsed ja siis kolmas tsükkel ja vanemad emised siis ainult vastavalt DSI tasemetele, vastavalt geneetikale. Nii et selle mudeli puhul 70-80% asendusmäär ja sihiks pariteedi struktuuri puhul on 25% nooremised, 23% teine pesakond, 52% 3-5 tsükkel. Nii et põhisõnumid siinkohal. Ja ma loodan, et eelmiste slaidide puhul te ei pannud kõike kirja, et homsest hakkame farmis niimoodi tegema, sellepärast, et pariteedi struktuur ise ei ole eesmärk omaette. Kui me keskendume vaid optimaalsele struktuurile, siis selle kasutegur on piiratud. Seda tuleb kombineerida väga hea majandamisega, mis tähendab seda, et eesmärgiks peaks olema vähendada kadu esimese tsükli nooremiste puhul, mis on suurim investeering. Me valmistame nooremist ette farmiks, siis me peaksime tähelepanu pöörama nendele loomadele, kes on karja tulevik. Nii et tuleks investeerida sellesse tsüklisse, et maksimeerida reproduktiivtsüklid hiljem. Nii et nooremiste majandamine on võtmetähtsusega. Ja nende emiste valik, kes praagitakse välja, see on alati teie valik, mis tähendab seda, et see on vabatahtlik praakimine ja mitte kohustuslik, mitte vabatahtlik praakimine, mis tähendab seda, et emast loomad lihtsalt ei anna tulemusi, lonkavad, ei ole heas vormis. Ja kuidas on madala tootlikkusega, madala poegimiste arvuga emised, nende puhul aretuses on eesmärgiks nende arvu minimeerimine. Me ei taha, et oleks probleeme poegimisega, aga kui neid on, siis tuleb nende arvu piirata, sellepärast, et siis on kui nad on, siis on farmis rohkem mitte tootlikke päevi ja ka suremuse määr kasvab ja see häirib ka farmi sellist voogu. Kas taas hindlamine on negatiivne märk? Jah.
tähendab seda, et midagi on valesti ja tuleb midagi ette võtta. Nii et me peaksime hoolikalt jälgima nii taasindlevaid kui tiinuse katkemisega emiseid. Ma ennist vist mainisin, et neil on lühem indlus ja see on ka vähem märgatav. Nii et tiinuse katkemisega emiste ja taasindlevate emiste puhul on indluse tunnuseid keerulisem märgata võrreldes siis mitteprobleemse loomaga. Suureks väljakutseks nende loomade puhul on tabada ära õige seemendushetk ja ovulatsioon, sest indluse periood on erinev ja ovulatsiooni ajahetk on ka erinev. Me teame, et taasindlevad ja tiinuse katkemisega emistel on ka madalam poegimiste määr, nii et me peame tagama, et me ei seemenda neid emiseid, kui on taasindlust või tiinuse katkemist olnud rohkem kui 2 korda. Kui see toimub 1 korra, siis me seemendame uuesti, kui on tuleb järgmine intsident, siis lähevad karjast välja. Nii et põhisõnum. Me peaksime keskenduma väga heale indluse tuvastamisele, see on võtmetähtsusega. Me peaksime siis tegelema siis baasreproduktiivmajandamisega, peame koolitama töötajaid, et tuvastada parimad emised. Samuti seemendamise puhul on hügieen ülioluline, samuti ajastus edukaks viljastamiseks ja sperma kvaliteet mängib ka rolli seemendamisel. Nii et väga oluline on järgida siis spermakäitluse head tava farmis koos hügieeniga ja seemendamise ajastusega ja õige söötmisega. Me peaksime valima parimad loomad ja piirama siis halvad tootlikkuse ja probleemseid emiseid ja poegimiste arvu struktuuris tuleks investeerida nooremiste ettevalmistusse ja vabatahtlikult praakida emiseid, et me majandame aktiivselt ja ei lase tekkida olukorda, kus praagitakse loomi huupi ja näiteks liiga vara. Aitäh!